Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam. Tere armsad! Täna räägiks sellest, mis järeldub erinevatest Jumala kontseptsioonidest ja mismoodi mõtlevad inimesed, kes lähtuvad erinevatest Jumala kontseptsioonidest ja millised eksimused või ohud võivad neid oodata nende otsingute teedel ja mida sellest kõigest järeldada ja kuidas sellest kõigest siiski kasu, mitte kahju saada. No nagu me varem oleme juba rääkinud ka, et Jumala kontseptsioone on ju palju erinevaid ja Veedad näiteks toovad välja 3 põhilist kontseptsiooni, mis minu meelest on tegelikult ka vastavuses kristlusest tuttava isa, poja ja püha vaimuga. Et 3 põhilist kontseptsiooni olid siis ebaisikuline kontseptsioon, kus inimene arvab, et Jumal on selline kõikjal viibiv vaim, et ta ei ole midagi käega katsutavat ega isegi silmaga nähtavat, vaid ta on selline abstraktne, kõikjal kohal olev vaim või ka vaimolend võib ju öelda, eks ole. Ja sellisele nägemusele vastanduvad siis personalistid ehk inimesed, kes lähtuvad Jumala personalistlikust käsitlusest, kes leiavad, et Jumal on isiksus, mitte ebaisikuline. Ja nende kõrval eksisteerib veel ka siis 3. kontseptsioon, kus siis leitakse, et Jumal viibib inimese südames. Või Veedad tegelikult täpsustavad, et mitte ainult inimese südames, vaid tegelikult ka igas aatomis ja igas kõige pisemas universumi osakeses, et Jumal on ka seeläbi kõikjal kohal olev. Ja minule meeldib Vaisnavate koolkond just nimelt sellepärast, et me ei näe nagu põhjust nagu vaielda selle üle, et kas Jumal on nüüd isik või on ta ebaisikuline, et me tunnistame kõiki 3 aspekti, et loomulikult täiuslik, kõik võimas Jumal saab ju olla nii isik kui ka ebaisikuline üheaegselt. Et see oleks ka imelik ju, kui ta ei suudaks olla üht või teist, eks ole, et kui me ütleks, et Jumal on isik, et ta ei saa olla ebaisikuline, siis see oleks ju Jumala piiramine. Et Jumal on kõik võimas siiski definitsiooni järgi. Ja vastupidi ka, eks ole, et kui me ütleme, et Jumal on ebaisikuline, ta ei saa olla isik, nagu mõned koolkonnad väidavad, et see oleks Jumala piiramine, nimetada Jumalat isikuks, siis ei saa ju kõikvõimsa kohta sedasi öelda, et kõik võimas ikkagi on kõigeks võimeline. Ja vot nendest erinevatest lähenemistest, mis juhtub siis, kui lähtutakse ainult ühest kontseptsioonist ja mitte kõigist 3 korraga, et mis siis juhtub, vot sellest tahaks ma rääkida. Mu enda suurim lemmik on muidugi see südames asetseva Jumala aspekt, või sellest tulenevad hädad, et kui joogi läheb väga sügavasse meditatsiooni ja ta tõesti lülitab ennast välja täielikult välisest maailmast, keskendub enda sisemusele ja ei pööra tähelepanu sellele, mida ta meeled talle räägivad, siis pühakirjad väidavad, et ta võibki sellisel moel kunagi jõuda nii-öelda südames asuva Jumala teadvustamiseni. Ainuke häda on see, et kui see juhtub, siis võib joogi mõelda, et nähes seda Jumalat enda südames, võib ta siis arvata, et ahaa, selline ma siis olengi. Et ta võib hakata ennast Jumalaks pidama. Ja tõsi on, sellise teadvustusega kaasnevad ju müstilised võimed joogil. Ta suudab materialiseerida asju ja muutuda nähtamatuks ja kas või üle vee kõndida, eks ole, et tekivad erinevad müstilised võimed ja selliste võimete olemasolul pole ju keeruline ennast tõesti mingiks üliolendiks või lausa Jumalaks pidada. Aga see on lõks, et see on siiski väär tõlgendus sellel teel. Impersonalistidel, kes
Jumalat ebaisikuliseks, abstraktseks, kõikjal hõljuvaks vaimuks peavad, on muidugi see oht, et minna nagu selliseks veidi labaseks, et kui Jumal on ju kõikjal, et siis kummardame puid ja kive ja et Jumal on ju igal pool. On küll igal pool, aga kas nüüd siis sellepärast peaks hakkama näiteks laternaposti kummardama või, et ma arvan, et ei peaks. Ja Jumala isiksusliku aspektiga on ju ka tegelikult tõsiseid probleeme, et kui inimene lähtub sellest, et Jumal on selline erakordne isiksus, kõikvõimas, justkui selline kõrgel asetsev boss, kes siis muudkui karistab valesti käitunuid ja õnnistab siis õigesti käitunuid. Ja sealjuures ei arvesta siis seda põhimõtet, et me kõik oleme tegelikult Jumala osakesed, me kõik moodustame Jumalat, Jumal on nagu tervik, eks ole, mis meist kui osakestest koosneb, siis vaat sellisel inimesel võib tekkida ju sellise Jumala kui bossi tunnistamisega üks väga tõsine probleem, et siis ta ei pruugi ju austada teisi elusolendeid. Eriti sellisel juhul, kui tal on mingisugune pühakiri, mis nimetab Jumalat ühe nimega, aga keegi teine, kes ka väidab end olevat nagu usklik inimene ja tema nimetab Jumalat teise nimega, et siis ongi tüli majas, eks ole, et kuidas sa julged öelda, et minu boss ei olegi boss, et sellel bossil on hoopis mingisugune teine nimi, et see, keda mina bossiks nimetan, ei olegi boss, et hoopis see, keda sina nimetad, on boss. See on see, kust ususõjad tulevad, eks ju. Ja kõik põhineb ainult sellele, et inimesel on vale ettekujutus Jumalast, tal puudub terviklik ettekujutus Jumalast. Ja lisaks sellele siin ei ole ju ka nagu eriti nagu palju nagu midagi enamat järeldada, et kui Jumal on boss, et mis siis edasi? Lihtsameelselt võib ju mõelda, et siis tuleb bossile meele järgi olla, et siis on endal ka nagu mõnus olla, et boss siis kuidagi peab meeles ja võib-olla õnnistab ja vähemalt ei karista, eks ole, aga siin nagu puudub selline nagu selline tõsine selgitus, et mis edasi saab. Ja võt selle tõttu ongi minu meelest äärmiselt oluline mõista seda, et Jumal on küll isik, aga selle kõige juures me oleme siiski Jumala osakesed. Ja osakesel on mõte ainult tervikusse kuuludes. Et lihtne näide, et kui tee ääres kraavis vedeleb autokumm, siis tal ju puudub igasugune mõte. Lihtsalt vedeleb seal ja võib-olla mõned teod lähevad sinna sisse elama. Võib-olla ka mõni konn ja võib-olla veel keegi, aga tal erilist suurt mõtet ei ole, et tal nagu puudub funktsioon. Aga samas, nii kaua kuni see ratas oli auto all, nii kaua oli ta väga vajalik ja tal oli väga oluline funktsioon selle auto kui terviku juures. Ja auto ilma temata ei saa ju sõitagi, eks ole. Aga nüüd, kus ta on tervikust eraldunud, siis sellises eraldi olekus või lahus olekus, tal mõte ja funktsioon puudub, eks ole. Või võtame mõne muu näite, et kas või inimene kui tervik koosneb paljudest kehaosadest, aga kui mõni kehaosa temast eraldada, siis kehast eraldi asetsev käsi ei ole väga kasulik. Tal ei ole mitte mingisugust mõtet. Temast ei ole mitte mingisugust kasu ja tegelikult ta tekitab isegi inimeste sõudust. Et samal ajal kui keha juurde kuuluv käsi on ju väga meeldiv. Võib pai teha ja mida kõike veel, eks ole. See on see terviku ja osakese suhe. Et sellepärast ongi oluline mõista Jumalat ikkagi kõigis kolmes aspektis ja siit siis järeldub see,
et mis on meie elu mõte üldse, noh. Et osakese mõte ongi tagasi tervikuks saamine. Et ja vaadake, kui huvitav siin tegelikult jooksevad kokku ju idamaine ja lääne mõtlemine, et kui idamaades praktiseeritakse sageli joogat, siis jooga, see on sanskriti-keelne sõna, mis tõlkes tähendab ju ühinemist või ühendust. Ja religioon läänemaailmas tuntud sõna, see tuleb ju sõnast religare, mis täpselt samamoodi tähendab ühinemist. Nii et tegelikult võib näha, et nendel täiesti erinevatel kultuuridel siiski on ju ühtsed alged ja kunagi ammu tundub, et mõte oli nagu kõigil sama ja see iva ei olnud veel kaduma läinud. Aga tänaseks päevaks enam muidugi nii ei ole ja võib ju öelda, et vähemalt sellises kristlikus maailmas vaadatakse jooga peale nagu väga halva pilguga, eks ole. Ja sellel on ka parasjagu põhjust, sellepärast, et seda, mida tänapäeval jooga nime all tehakse, see tegelikult ei ole enam jooga, et see on ju degradeerunud aeroobikaks või selliseks üsna kasutuks keha väänamiseks. Ja siit me jõuame ka filosoofilise sellise väga sügava tuumik ideeni, et kuidas siis ikkagi see elus olend, Jumala osake on, kes kuulub Jumala juurde, kuidas temast on saanud Jumalust lahus olev osakene. Ja ma kunagi kuulsin ühe guru loengus väga huvitavat näidet selle kohta ja selle näite ma räägiksin teile täna ka edasi. Et nimelt kujutame endale ette, et kuskil näiteks 18. sajandil elas üks maadeurija. Ja maadeurija muudkui käis ja uuris erinevaid vähetuntud piirkondi ja tutvus seal võib-olla siis erinevate taimeliikidega, pani kõik kirja, mis ta nägi ja tutvus putukatega ja muude olenditega ja ühel järjekordsel ekspeditsioonil juhtus temaga selline lugu, et džunglis kõndides sattus ta pärismaalaste poolt kaevatud sellisesse sügavasse lõksu, auku, mis oli siis, ma ei tea, elevandi kinnipüüdmiseks või kelle kinnipüüdmiseks sinna kaevatud. Aga seekord langes sinna sisse meie maadeurija. Ja nii õnnetult, et ta kaotas teadvuse. Ja kui ta teadvusele tuli, siis ta ei teadnud, kes ta on, kus ta on, mida ta seal teeb, kus ta pärit on või mis ta nimi on või kes on ta sõbrad, aga üldsegi mitte midagi. Ta lihtsalt tuli teadvusele ja vaatas üllatunult ringi ja püüdis mõista, et kes või mis ta nüüd on ja mis selle kõige mõte on. Aga palju aega mööda ei läinudki, kui ilmusid kohale pärismaalased ise ja nähes selles augus eriskummalist olendit, kelle sarnast nad mitte kunagi varem ei olnud näinud, siis loomulikult nad tegid järelduse, et see peab olema Jumal. Nemad olid ju pruuninahalised ja lokisjuustega, aga tema oli täiesti valgenahaline ja siniste silmadega ja kujutate ette, kui ta veel istus ka seal täiesti sellise müstilise pilguga, mis ikka inimesel võiks nagu ees olla, kui ta ei tea, kes ta on ja kust ta tuleb ja mis ta üldse teeb. Nii et pärismaalased tõstsid ta sealt august välja ja suurte austusavalduste saatel viisid oma külla, arvates, et nende juurde on tulnud Jumal. Ja ega maadeuurijal ka midagi selle vastu ei olnud, sest haiget ei tehtud ja süüa anti ja igas mõttes oli tore, et kui austati ja nii ta elas selles kauges metsikus külakeses, mis võib-olla sarnanes lausa paradiisiga, et olid ju kõik väga vahvad puuviljad ümberringi, vabas looduses ei pidanud kuskile supermarketisse minema ja
kaunid linnud laulsid ja tohutult ilusad lilled õitsesid ja nii meeldiv lõhn igal pool ümberringi ja ei olnud mingit autode müra ja inimesed kõik rõõmsad ja rahulikud ja muudkui tantsisid ja naeratasid ja nii edasi, eks ole, täielik paradiis. Ja nii ta seal siis elas ja varjus ära selle mõttega, et ta on Jumal. Ja põhimõtteliselt on see täpselt sama, mis on meiega juhtunud siin sellel planeedil, selles universumis, et ka meie oleme sattunud siia kuidagi nii, et me ise ei tea. Me ei tea, kes me oleme. Me ei tea, kust me tuleme. Me ei tea, kuhu me läheme. Me ei tea, mis on kõige selle mõte. Ja need, kes on veidi nutikamad või veidi edukamad, vot nemad hakkavad esitama endale selliseid eksistentsiaalseid küsimusi. Ja võib isegi öelda nii, et öeldakse ju, et kui laps kasvab teatud vanuseni, siis ta esitab oma vanematele küsimuse, et aga kust kohast lapsed tulevad. Et kui ta on terve laps ise, siis varem või hiljem ta sellise küsimuse esitab. Ja tundub niimoodi, et tegelikult seesama printsiip kehtib ka inimese elus laiemalt, et kui inimene jõuab oma vaimses arengus teatud kaugusele, see ei pea juhtuma lapsepõlves, seda enamasti ei juhtugi, see võib juhtuda ka päris kõrges vanuses, aga kui ta jõuab teatud vaimse küpsuseni, siis ta esitab küsimuse, et mitte enam kust kohast lapsed tulevad, vaid aga kust kohast inimene tuleb, kust kohast elu üldse tuleb. Ja sageli on nii, et selliste küsimuste või sellise vaimse küpsuse juurde jõudmiseks on vaja mingisugust sellist välist mõjutust. Et päris niisama see ei juhtu, nagu ka selle meie maadeurija puhul, et maadeurijaga juhtus selline asi, et teda peeti jumalaks ja ta ise pidas ennast jumalaks ja kõik oli tore kuni sinnamaani, kuni üks äärmiselt vastik putukas hammustas teda. Nii et tal oli väga valus ja ta oli peale seda väga haige. Ja vot siis tekkis temas küsimus, et aga kui ma olen Jumal, siis miks juhtuvad minuga asjad, mida ma ei taha. Et Jumalaga ei saa ju sellised asjad juhtuda, et Jumal on ju kõikvõimas ja kõik peaks minema nii, nagu talle parajasti meeldib. Ja vot see ongi ka vastus küsimusele, et miks on kannatused vajalikud, et kannatused ongi need, mis panevad inimese esitama eksistentsiaalseid küsimusi, mis panevad inimese elu üle järele mõtlema ja mis tegelikult avavad tee siit maailmast väljapoole. Ehk nagu üks tark mees on öelnud, esimesena ärkab see, kes näeb kõige jubedamat und. Nii et seedige seda ja kohtume juba järgmisel korral.